Täna oleme siin Saku kiriku ehitusplatsil koos Juhan Põlluga, kes koos Kristiina Renteriga on meie kiriku arhitektid. Juhan, palun räägi, mida kirikuhoone ja kirikuhoone ehitamine sinu jaoks tähendab? No, ma arvan, et ta on üks väga tähtsamatest objektidest ilmselt, mida mul on võimalus olnud siiamaani teha ja ka tulevikus võib-olla, aga kuna ma ise olen ka Ageri koguduse liige ja sünnist saati olnud koguduse liige nii-öelda, siis ta nagu on veel eriliselt suure tähtsusega. See muidugi ka on väga suur vastutus, et ma poleks julgenudki unistada kunagi sellist asjast, et ma kunagi asudes siis ka arhitektuuri õppima, et sellist asja saan kunagi teha ja et ta peaks ikkagi tulema õigest kohast ka, et sellega on palju tööd. Me teame, et paljudes linnades on kirikud, mis on seisnud mitu sajandit. Kas teoreetiliselt on võimalik, et see Saku kirik seisab mitu sajandit? Jaa, ma usun küll, et 1 sajandi vähemalt, kuna me oleme algusest peale tahtnud kasutada hästi kestvaid materjale nagu raudbetoon, mille kogemust on juba vähemalt 100 aastat üle maailma kasutusel olevast materjalidest ja kasutatud ongi selliseid klassikalisi ja traditsioonilisi materjale, mis kindlasti tagavad selle 100 või vähemalt 200 aastat. Siis tuleb midagi remontida või? No praegu ma pidasin silmas põhiliselt kandekonstruktsioone ja sellist seinaviimistlust, et need peaksid küll kestvad olema. Ilmselt mõne aja pärast tuleks katust parandada, et seda ikka juhtub ka keskaegsetel kirikutel. Mida on arhitekti jaoks kõige suuremad väljakutsed selliste hoonetega nagu kirik? Esiteks ta on selline tähtis hoone, ta on maamärk läbi sajandite olnud ja teda on niimoodi kujutatud, et kuna on ta tempel Jumalale. Ja ka see on oluline, et need, kes kirikut kasutavad, et neil oleks seda hea ja mugav teha ja et nad tunnevad, et nad on õiges kohas. Need on sellised 2 tähtsamat asja selle hoone väljamõtlemisele valmistamisel. Siis tehti ka mõned muudatused projektis selle planeerimise käigus. Kas sa saaksid palun rääkida korraks, mis need olid ja miks seda tehti? Alguses oli natukene väiksem see kirik ja siis arutelude ja töö käigus ta natukene läks suuremaks, tuli ruume juurde. Katus läks ka kõrgemaks? Jaa, ütleme niimoodi, et see muutus erinevate soovituste ja tõekspidamiste ja meie endi traditsioonide neid arvestades siis, kuna esialgne selline soov ikkagi ka kirikurajatel, kirikuõpetajatel ja ka tegelikult inimestel, kes seda kasutavad ja kes on olnud eluaegsed koguduse liikmed, et hoone peaks olema võimalikult traditsioonilise väljanägemisega. Ja samas ta peaks olema ka kaasaegne, mida ma ise väga tahtsin. Aga kuna me kasutame ka selliseid kaasaegseid lahendusi,
siis ta nii või teisiti on niimoodi välja tulnud, silmas pidades seda sama katuse lahendust, mis meile energiat annab. Paljud inimesed küsivad kiriku akustika kohta, et kas selle peale on mõeldud, et tuleb ehitada hea akustikaga. Mis sa sellest saaksid rääkida? Jaa, see oli meil ka juba algusest peale suur teema, sest see kirikusaal peab olema mitme funktsiooniga. Esiteks seal peab olema hea akustika muusikale, siis instrumentaalmuusikale ilma võimenduseta, samas jälle peab saama ka kasutada võimendusega muusikat ja siis ka, et pastori jutust aru saaks, et see kasutusala on nii lai ja siis seal on erinevad nõuded, et see kõik kuulajani jõuaks. Et selles suhtes on kasutatud viimistluses erinevaid materjale, mis neelavad siis heli ja ei tekita liiga suurt kaja. Ja samas jälle, et see kaja ei tohiks ka liiga väike olla, et oleks muusikat nauditav kuulata. Et on arvestatud asjadega. Suur tänu sulle, arhitekt Juhan Põld. Tervitused ka sinu kaasarhitektil Kristiina Renterile ja Jumala õnnistust ja juhtimist tööle.